Kell on 7:36 minutit, loomajõudiste aeg on käes ja loomajõudiste pealkiri täna on erakordne. Amuuri leopardid said kiige. Kas siis sellise nööridega või siis selle, et üks istub ühe poole laud kiige? Kuna neid on kaks, Hasan ja Hanka, eks ju, nagu mäletame, meie siinkohal tuletame veel kord meelde, et nende õiged nimed peaksid loomulikult olema Igor ja Oleg. Jah, üks istub ühes otsas, teine teises otsas ja siis niimoodi peab olema, kuna nad on enam-vähem samas kaalus, siis nad saavad veel selle kiigega kiikuda tükk aega. Tibavast vihmast hoolimata paigaldasid Tallinna Looma- ja Amuuri leopardi fänniklubi liikmed esmaspäeva pärastlõunal Darla ja Baruto aedikusse vanadest tuletõrjevoolikutest punnutud kiige. Esialgu umbusuga uut asja seeranud, käpaga sikutanud ja hambaga proovinud loomad on nüüdseks kiige omaks võtnud ega pelga selle pealt turnida. Nagu ütleb vana Amuuri vanasõna siis hammas kiige vastu juhei. Ja teine Amuuri leopardi vanasõna ütleb ju seda, et eks ole teada, need leopardi asjad alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Uusi mänguasju aedikutesse said ka teised loomad, terve nädal tarriti suuri tüvesid alpinaariumi kitseaedikutesse ja emaelevantide suurde aeda. Vaid isaelevant Karli mänguasi ootab veel aia taga sisse tõstmist. No see on tavaline et suurtel isaelevantidel tõstetakse siis mänguasjad sisse. Väliselt hiiglaslikku rebast meenutava lakkhundi metsases aedikus külas käivad päris rebased nakatasid aediku peremehe kärntõppe. Looma ja veterinaarid uinutasid lakkhundi, pesid teda spetsiaalse šampooniga ja tegid süsti. Tavalised rebased tulid lakkhundile või? No nad tulid vaatama, sest lakkhunt teadapärast näeb selline pisut pikajalgse rebase moodi välja. Kas meil on lakkhunt looma? Ma ei ole kordagi näinud. Sa ei ole näinud? No, sest ta on kärntõves, sa oled teda kogu aeg rebaseks pidanud. Mõtlesin, on kärnkon. Tiitetoas kasvav roogassipoeg sai teise vaktsiinisüsti, täienes elevandimaja kilpkonna aedik. 26 aastat inimeste juures elanud Kesk-Aasia kilpkon kolis elama omasuguste juurde. Septembri algul loomaaeda kosuma toodud noor orav lasti vabaks loomaaia territooriumile. Käib siis noor orav praegu sellise Ansipi pildi ja suurte loosungitega mööda loomaaeda ringi, ärge laske ennast häirida. Tal on veel selline väike üleminekuperiood ja see läheb tal varsti üle, küll ta varsti need kollase särgi, selle sinise orava pildiga särgi ära paneb kuskile ja hakkab rahuliku elu ka elama. Nii, loomaaednikud teevad pisitasa ettevalmistusi Amuuri leopardi eelmise pesekonna kutsikate Hanka ja Hasani ärasaatmiseks nende uutesse kodudesse. Mõlemad loomad on puuridesse paigutatud transpordikastidega juba harjuda jõudnud ja kasutavad neid vahel lausa pesakasti. Kus kohta nad lähevad siis? No seda ei ole loomulikult kirjutatud, eks siis varsti saame teada, kust me saame 2 roosat flamingot ja ühe siis eesli ja võib-olla ka väikse stepikilpkonna. Riia loomaaiast loomulikult. Nii palju täna hommikul loomajõudistest kuulame veel mussi ja rohkem ei olnud, jah? No andeks.